kui sellele mõelda, siis sellisel filosoofilisemal tasandil on selleks võib-olla otsimine, püüd leida mingisugune ühendus millegagi. Seda nii universaalsemal kui inimlikul tasandil. Mulle tundub, et heli on selline materjal, mis kaudu kummalisi radu ühendab meid millegagi, sealhulgas iseendaga. Ja samas puhtalt niiviisi heliesteetiliselt või stiililiselt on ka kindlasti mingisugused protsessid, kõlad, mis kulgevad läbi erinevate teoste. Mingis mõttes kirjutangi ühte sellist pikka lugu, kus aeg-ajalt mingid asjad korduvad, midagi tuleb tagasi, miski algab sealt, kus eelmine teosest pooleli jäi. Mulle tundub, et praegusel hetkel on mulle oluline selle protsessi puhul selle protsessi jätkuvus või see, et ta kestaks, et see masin nii-öelda seisma ei jääks. Ja et see protsess sisaldab endas istumist kirjutuslaua taga, istumist klaveri taga, istumist arvuti taga ja siis nende kolme asukoha vahel sebimist siis. Tööprotsessi selline üks olulisi osiseid on rutiin ja järjepidevus, et tundub, et isegi täna midagi ei tule, et ma istun ikkagi need tunnid ära ja ootan, sest et mine tea, et äkki tuleb ja siis mind ei ole kohal. Üks hea võte või minu jaoks töötav võte on ka veel see, et on hea lõpetada töö just sellisel huvitaval hetkel, et sa tahaks järgmisel hommikul, et see juba kibeleks tegelikult tagasi. Ma pean ka sellest tööajast kinni, et kui ikkagi selline päevane tööaeg juba hakkab otsa saama, siis ma tõmban seal joone alla ja panen endale vahel kirja, kus ma täpselt pooleli jäin või mis on need ülesanded, mis siis järgmiseks päevaks teha jäävad, et see on lihtsam järgmisel hommikul edasi minna. Rahulolu ja rõõmu pakkuvadki ilmselt need hetked, kui sa aimamisi tunned, et on tekkinud mingisugune ühendus millegagi, kas või ühendus selle muusikalise materjaliga, mida sa töötad, et ta hakkab sinuga kuidagi suhtlema, ta hakkab ise välja pakkuma mingisuguseid lahendusi või ka need hetked, kui tekib selline ühistunne muusikutega, kes siis seda muusikat ette kannavad. Ja neid raskeid olukordi on loomeprotsessi puhul mitmeid. Üks selline olukord, mille eest ülesaamiseks tuleb siis niiviisi suuremat loomingulist jõudu rakendada on see, et kui tuleb hakata liikuma teose algidee
ideest edasi, siis see aeg, kui sa elad selle teosi ideega peas ja sul tundub, et ta on terviklik, ta on juba praktiliselt kõik valmis. Ja sellele järgneb tööprotsessis siis see osa, kui sa pead seda ideed hakkama lahti ja välja kirjutama ja siis saad aru, et pole see asi nii lihtne midagi. Vahel on keeruline hetk ka see otsustamise hetk, et millal lugu valmis on, et millal siis tõmmata need 2 joont alla. Ja mõne looga ongi nii viisi, et kuigi need 2 joont on alla tõmmatud ja lugu juba ette kantud ja veel ette kantud, et mul on vahel raskusi nagu sellest loost lahti laskmisega, et ma tahaks teda veel natukene kõpitseda. Ega see lahti laskmise oskus on loomingus oluline. Keeruline ja oluline hetk on kindlasti see, kui see muusika jõuab siis paberi pealt reaalselt füüsilisse maailma, ehk siis, et need esimesed proovid, mil sa siis kuuled, et kas see, mis sa oma vaimu kõrvas ette kujutsid, et kui palju see siis füüsikalisele reaalsusele vastab ja kui ei vasta, et mis siis selle olukorraga teha, et kas annab seal midagi muuta. See on tegelikult ka üsna pingeline periood. No ilmselt on see ikkagi võimalus ja võime olla muusikaga koos ja helidega elada. Ühe sellise töövõttena on mul kasutusel selline lihtne asi, et kui ma hakkan mõnda uut teost kirjutama, siis ma tavaliselt kuulan enne seda päris palju selles samas žanris kirjutatud muusikat. Inspiratsioon ise võib avaneda kas või ühes lainekohinas või kas või juhusliku möödakäija juhuslikus pilgus. Ühed olulised mõjutud on kindlasti olnud õpetajad, aga ka lihtsalt kolleegid, sealhulgas kolleegid muudest loomingu valdkondadest, et mulle tundub, et minu muusikalise aja tunnetust või aja vormimise tunnetust on päris palju mõjutanud tegelemine filmimuusikaga, suhtlemine režissööridega. Tuleb olla tähelepanelik iseenda ümbritseva suhtes, kuulata lahtise pea ja avatud südamega. Ja täiesti teadlikult, metoodiliselt panna ennast teinekord ka võib-olla ebamugavasse olukorda. Selle mõttes, et kuulata ja uurida seda, mida sa varem kuulnud ei ole, mis võib-olla esmapilgul isegi tundub harjumatu. Ja niiviisi spetsiifilisemal tasandil kindlasti tasuks noorel heliloojal
läbi katsuda ja katsetada erinevad tehnikad, erinevad esteetikad. Ja noh, kooliaeg ongi see, millal seda saab ja tuleb teha. Ja käsitööoskus ja tööriistad ongi tegelikult üks võrdlemisi konkreetne kindel asi, mida loomingulisel erialal on kindlasti võimalik õppida.